mis kõige rohkem osteopaatia kabinetis välja paistab, on istuva eluviisiga seotud pinged. Et on vereringehäired, on lümfisüsteemi häired, on rühihäired, on hingamisraskused, samamoodi on ka see pool, et inimene ei tunne ennast nii hästi, ta väsib kiiremini ja seal on raskused tulevad kehasse. Jah, et seal on päris palju neid sümptomeid ja muidugi, mis kõige rohkem häirib, on valu ja valu on tavaliselt see, millega lõpuks tullakse. Ja siis me vaatamegi üle, et osteopaadina aitan tähelepanu juhtida sellele, et mis on siis konkreetselt neid vaevusi tekitanud ja inimesel on võimalik ka siis valida see teeots, mida mööda ta minema hakkab, et minu jaoks on see ka juhtimine, et me saame minna nii-öelda ristmikule ja inimene saab valida, et kas ta hakkab oma igapäevaharjumustesse muutuseid tooma, et ta näiteks hommikul teeb oma venitusharjutusi, käib päeval jalutamas. Muudab midagi toitumises näiteks. Ja, või siis teeb ka jõuharjutusi, muudab toitumis, läheb õhtul varem magama, et hommikul jätta aega oma võimlemiste jaoks, et tunda oma kehas paremini. Või siis teine teeots on see, et trenni tegemine on raske. Toitumises ka midagi muuta on raske. Kõik need asjad, mida ma olen söönud, on nii head, et neid ei raatsi kuskile nii-öelda kõrvale jätta. Ja siis ongi, see on selle inimese valik ja ta valib omale siis valusama keha ja ebamugavama enesetunde. Et vahest on ka nii-öelda tähelepanu juhtimine sellele, et kummast halvast sa siis selle oma halva valid, et kas harjumuste muutmine on raske, et sa ületad selle, et sa ikkagi teed seda selle nimel, et terveks saada, või sa valid, et kõik jääb nii, nagu on ja ma käin lihtsalt iga kuu osteopaadi juures.